No elavad. Tegu on mesilastega siis. Et mesinduse juures, et sa saad ühte otsust teha põhimõtteliselt 50 korda jah, et iga kord aastas saad ühe otsuse teha, sama otsuse, et mingi küsimuse ees oled uuesti samal ajal järgmine aasta. Ja mõnes mõttes on see rahulik, on ju, et su tsükkel on nagu 1 aasta, mitte nagu 5 minutit või mis iganes asjadega inimesed tegelevad, kus võib-olla see tsükkel on 24/7 või ütleme siis, kui näiteks börs lahti on, et pead kauplema või siis kogu aeg seda otsust tegema ja see. Mesilased nagu tulid juhuse tõttu, kui see sugulane mul pidi Hiiumaale kolima ja see Hiiumaa oli nagu või mandri osa oli justkui Hiiumaa suhtes karantiinis haiguste pärast ja siis ta pidi need mesilased mandri jätma ja pakkus meile. Ja siis ma 12-aastaselt alustasin nendega ja nad ikkagi olid kohe nagu suhteliselt võluvad. Ja mina jõudsin mesinduse juurde tänu Mardile ja veidi juhuse tahtel, et ühel nädalavahetusel tuli nappi ja siis ei läinud ära. Mis see mesinduse juures köitev on see, et sa näed tulemust, et on lisandväärtus, mida sa lood, on kergesti hoomatav. Et võrreldes sellega, et kuskil arvuti taga istuda ja Exceli tabelites hullata, et saad mingi vastuse, aga see ei anna sulle mingit meepurki. Täiendada, et see küsitlus viidi iluti jäi ette mulle, et 60% noortest mingi alla 16-aastased arvavad, et maailm oleks parem või nende elu oleks parem ilma internetita. Et see nii-öelda digikoormus on võib-olla nii suur ja siis see mesindus on võib-olla nagu täiesti vastand sellele, et ta kuidagi nagu ürgsemalt siin nagu rahuldab. Isiklik seos selle muhedaga on see, et mul oli üks isa sõber, kes oli nagu mulle nagu eeskuju minu jaoks, et tema kasutas seda sõna nagu mahetootjate kohta. Seda mahesektorit nimetas muhedateks, et mis teeb mahedast, mahed on nagu suur osa sellest on ka bürokraatia, kui päris aus olla. Et on ka see sisuline, mida ma võin pikalt seletada, et mis ongi mahedast teeb maheda, aga muhe on siis see, et sa tegelikult sisuliselt teed, aga bürokraatiat võib-olla ei tee, et see on muhe. Et mesindus tervikuna peab olema aus või ta on aus tootmine. Hiinast igalt poolt tuleb igast ebausat kraami, aga et Eestis toidu tootmine tundub juba lähteülesandest on aus. Aga et kuidas muhedast mahe saab, et kui Mart juba korra rääkis sellest bürokraatiat palju, et siis mahe ongi põhimõtteliselt paberimajandus. Printsiibis nagu terve nii Mardi kui nagu meie kõigi tootmine siin on suhteliselt mahe, et ta vastab enamikele mahetingimustele peale siis korjala. Ja korjalade regulatsioon on tihti üle võlli. Ihuarst peab inimesel olema ja peab ihu, ma ei tea, kingsepp olema tal, siis ihumesinika, et see inimene, keda sa tunned ja usaldad, et sa ostad oma nagu enda jaoks olulise toote selle usaldusväärse inimese käest. Isiksustatud ja personaalne lähenemine sulle, et see on sul enda inimene. Et sa tead ta lugu ja tunnetada. Ja. Et see ei ole lihtsalt anonüümne toode kuskilt turult või poeletilt, vaid et sa reaalselt tead, kes seal taga on, mis nende lugu on just, et sealt see sõnamäng ihumesinikuks on tulnud. Ja. Kui meeldib, saad kiita ja kui meeldi, siis saad ka öelda, et need tüübid. Eestis pole see nagu veel, me ei ole jõudnud sinna, mida võib-olla on Kesk-Euroopas rohkem, Šveits, Prantsusmaa võib-olla eeskujudeks tuua, et kus on nagu au sees see nagu otse toidutootjalt osta või talupoed või kui otse ost tehakse ikkagi, siis on, isegi kui seda ei ole palju, siis inimene on võtnud selle aja. Ta lihtsalt ei viska seda toidukorvi, vaid ta tuleb, võib-olla süveneb sellesse, mida sa oled talle seal kirjutanud, tutvustanud ennast. Ja lõpuja kipub nii olema, et kui juba keegi või mõni klient ostab kastiga e-poes, siis jääbki ostma. Jah, et 2-3 kuud hiljem ta juba tellib uuesti. Lastele on just seda ühiskonnamudelit on nagu huvitav kirjeldada. Et kuidas sul on ühiskonnas 60 000 liiget ja nemad on igal ühel oma rolli jaotus selleks, et lõppkokkuvõttes nad kõik elus oleks. Et see isekus nagu ei ole toimiva eduka ühiskonnas, ei ole nagu ruumi selle jaoks.
eesmärk on ühine, et oleks hea elu. Elu jätkuks. Ma ei tea, kas see hea või mitte, aga see on nii subjektiivne. Noh, mesimagus. Et oleks magusat, mida talvel süüa. Teeme naljapilti ka. Maikaga.